Hea sõber, õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Mõeldes kuningate visiitidele tuleb silme ette väärikas saatjaskond, erilised turvameetmed ja suur pidulikkus. Samamoodi oli see ka antiikajal. Visiidi üksikasjad olid hoolikalt läbimõeldud ja lavastatud ja kõik nägi välja kuidagi propagandistlikult. Kuningaid tervitati juba linnaväravate ees sageli sõjaväelise paraadi ja rahvahulga ovatsioonide saatel. Kuid täna meenutame me üht hoopis teistsugust kuninglikku saabumist. Me räägime palmipuude pühast ja Jeesuse sissesõidust Jeruusalemma. See lugu pöörab kõik võimu ja hiilgusega seotud ootused pea peale. Kuid kõigepealt kuulakem sellest sündmusest endast, nii nagu evangelist Matteus seda kirjeldas Matteuse evangeeliumi 21. peatükis 11. salmis. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale ja tulid Betfage poole Õlimäele, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ja ütles neile: minge külla, mis on teie ees, ja kohe te leiate kinni seotud ema eesli ja sälu ta juures. Päästke need valla ning tooge mulle, ja kui keegi teile midagi ütleb, siis vastake: Issand vajab neid. Ta läkitab nad peatselt tagasi. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud. Ütelge Sioni tütrele, ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on koormakandja, loomavarss. Jüngrid läksid ja tegid just nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud. Tõid ema eesli ja sälu ning panid rõivad nende peale ja tema istus sinna. Tohutu rahvahulk aga laotas oma rõivad tema peale. Teised raiusid oksi puudelt ja laotasid tee peale. Rahvahulgad aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: Hosanna Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Hosanna kõrgustes. Ja kui ta Jeruusalemma tuli, oli kogu linn ärevil. Kes selline on? Rahvahulgad ütlesid, tema on see prohvet Jeesus Galilea Naatsaretist. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Nagu kuulsime, saatis Jeesus Jeruusalemmale lähenedes 2 jüngrit linna sissesõitu korraldama. Ta andis neile ülesande tuua kinni seotud ema eesel ja sälg. See on äärmiselt oluline detail. Jeesuse tulek Jeruusalemma ei järgi välja kujunenud poliitilisi ja militaarseid reegleid. Ta ei tule sõjaratsul ega helkivate mõõkade kõlinal, vaid laenatud eeslil, lihtsa rahva veoloomal. Just sellisena ilmub ta rahvale alandlikult rahukuningana, kuid see ei vähenda rahva vaimustust. Nad on valmis laotama teele oma viimsegi särgi ja raiutud palmioksi. Kuid miks ta tuleb just eeslil? Vastuse leidmiseks pöördume Vanatestamendi prohvetite poole. Juba patriarh Jaakob oli surivoodil kuulutanud, et Juuda suguharust tõuseb valitseja, kellele kuuletuvad rahvad ja kes seob oma eesli viinapuu külge. See sündmus pidi olema märgiks, et rahvas saaks oma messiat ära tunda. Sellele lisaks tsiteerib evangelist Matteus prohvet Sakariat ja Jesajat: ütelge Sioni tütrele, ennäe, su kuningas tuleb sulle tasane, istudes ema eesli seljas. Olgu öeldud, et
pöördumine nii-öelda Sioni tütre poole. Sioni tütar ei ole siin lihtsalt poeetiline väljendus. See peegeldab Jumala sügavat armastust Jeruusalemma elanike ja oma rahva vastu üldse. Ja samas kõlab eesli mainimises midagi rohkemat kui lihtsust ja alandlikkust. Patriarhi ettekuulutus kõneleb Messiast, kellele kuuletavad kord kõik maailma rahvad, kuid sellel päeval näib Jeruusalemmale lähemalt vaid populaarne jutlustaja Naatsaretist. Muidugi, tal on palju vaimustatud kaaslasi. Kõik oleks nagu suurepärane. Ometi märkame me rahva hulgas kahte väga erinevat reaktsiooni. Kahte leeri. Inimesed, kes Jeesusega kaasas käisid, olid vaimustuses. Nad hüüdsid Osanna Taaveti pojale. Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. See sõna Osanna on meile tuttav, kuid mida see tegelikult tähendab? See tuleb heebreakeelsest väljendist Oshana, mis tähendab otseselt tõlkes too ometi pääste või päästa meid. See on nii abipalve kui juubeldav hüüd, nagu öelda, üheaegselt. See osa rahvast, kes oli Jeesusega kaasas, nägi Jeesuses Vanatestamendi ootuste täitumist. Taaveti poega, kes toob rahu ja muudab Jumala riigi kogetavaks. Nad uskusid esivanemaile antud tõotusi ja siit ka palju üleskutse päästa meid. Kuid see ei ole selle sündmuse ainus meeleolu ja ainus reaktsioon. Need, kes Jeesust juubeldades tegudele õhutasid, olid põhiliselt teda saatnud palverändurid, nagu ütlesin. Kuid Jeruusalemma elanikkonna reaktsioon nii entusiastlik enam ei olnud. Vastupidi, neid valdas ärevus ja nad küsivad, kes selline on? Jeruusalemma kohalik eliit, see on, võiks ütelda just ka see Sioni tütar, kellele Messias oma rahu pakub, ei tundnud teda ära. Nad olid pimedad, nad otsisid tunnustähti, kuid lasid päästel endast mööda minna. Ja kui Jeesus läks linna ja läks kohe templisse, et seda puhastada, siis tekitas see neis veelgi suuremat küsimusi ja probleeme. Ja siit jõuamegi tänasesse päeva. Kas meie tunneme ajamärke? Nii nagu muistne Iisrael ja selle pealinn Jeruusalemm olid pimedad prohvetlike märkide suhtes, oleme meie tänapäeval samuti vaimulikult pimedad. Jeesus ise rääkis märkidest, mis eelnevad tema teisele tulekule. Usust taganemine, sõjad, looduskatastroofid, suured muutused maailmas. Kas me pöörame neile tähelepanu või lööme lihtsalt käega? Kas oleme lõpuea märkide suhtes umbusklikud või elame me valmis oma lootuse ja nägemuste keskel? Kas me oleme valmis Jeesust vastu võtma, kes tuleb meile rahukuningana, lunastajana? Jeesus Kristus, Jumala poeg, otsib meiega osadust. Ta tahab end meile ilmutada. Ta tuli Jeruusalemma alandliku rahukuningana. Ta teadis, et mõne päeva pärast ootab teda ristisurm. Ta teadis, mis juhtub, kui jumalik alandlikkus põrkub selle maailma reaalpoliitikaga. Milliste ootustega võtab meie Jeesust vastu? Kas me otsime Jumalalt kiireid ja meile väga meelepäraseid lahendusi või märkame seda, kes tuleb ema eesli seljas ja palverändurite saatel,
seda, kes puhastab kaubakojaks muudetud taevas isa koja, seda, kes on ülestõusmine ja elu. Temal on alati öelda viimane sõna. Aga palvetagem. Issand, anna meile andeks, kui oleme sind ja su ligiolu märke otsinud maisest aust ja hiilgusest. Õpeta meid nägema sind rahu kuningana, kes tuleb, et puhastada oma koda. Aita meil sulle ustavaks jääda ka siis, kui selles maailmas näivad võidutsevad poliitilised ootused. Issand, sinu kätte usaldame me oma vaimu, hinge ja ihu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.